Famous, also famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, also famous, number one, desirable. I do what I want, when I... Tervitused Volta kvartalist. Alustame vaikselt sügishooajaga ja tänaseks külaliseks on mul külla tulnud Mari-Liis Lukk, kes on tegelikult mul ühe korra ka saates käinud, aga see oli juba vist 4 aastat tagasi, kui ma ei eksi. Ja tänaseks on palju toimunud, muutunud, ta on loonud oma veebiäri ja ta on coach ja mentor paljudele naistele, nii et me saame täna siis teada, millega ta täpsemalt tegeleb ja võib-olla lühidalt veel ütleks, et Mari-Liis on selle 4 aasta jooksul läbi viinud üle 300 veebikoolituse. Ta on viimase 10 aasta jooksul panustanud enesearengusse, iseendasse üle 65 000 euro, seda ma lugesin koduleheküljelt, ja suuri virtuaalseid üritusi lapsevanematele, mis on toonud vaatajaid üle 30 000, nii et neid nii-öelda saavutusi ja tegevusi, millega Mari-Liis on mis ta on korda saatnud, on väga palju ja esiteks aitäh, et sa tulid ja tere sulle, Mari-Liis. Aitäh sulle, Elis, et tore oled kodulehte läbi töötanud ja vaata, kui hea oli kohe kuulda, et on vaja mingeid andmeid uuendada. Enesearengusse panus on juba oluliselt suurem, veebiseminaride arv on juba palju suurem, aga see tegelikult ei oma kõige selle kõrval, millest me täna rääkima hakkame, niivõrd tähtsust kui see, kuidas on see olnud see kasvamine ja see teekond, nii et aitäh igal juhul selle toetava sissejuhatuse eest, aitäh. Ja tegelikult Mari-Liisi ma tean, ma arvan, kuskil 7 aastat tagasi, kui ma Tallinnasse ise nagu tulin. Ja siis, kui ma Tallinnasse tulin, siis ma otsisin sellist ettevõtlikke kogukonda, ettevõtlike inimeste, kus ma saaksin mingit nippe näiteid, võib-olla süükest inspiratsiooni, võib-olla ise tulevikus midagi korda saata. Ja siis oli selline organisatsioon nagu JCI ja tegelikult sealt ma sinuga tegelikult tutvusin. Mul oli mingi muu asi üldse meeles, väga huvitav. Sealt ma sinuga tegelikult tutvusin ja jäin suhtlema ja mäletan, et me tegime vahepeal mingi Reval Cafe's mingid kohtumisi ja rääkisime vahel. Neid ma mäletan. Et juba siis sa olid väga nagu tegus ja asjalik ja toimetaja, et ma tean, et kui sa nagu Pesapuu perekeskust ajasid ja tegelesid vanemliku teadlikkusega, aga nüüd sa oled nagu võtnud hoopis teise suuna, et kuidas sa selleni nagu üldse jõudsid? Jaa, see on selline pikem teekond, aga võib öelda küll, et kui ma sinuga 4 aastat tagasi kohtusin, see oli 2021, kui ma ei eksi, oli see talvel, ja kui ma võtangi lihtsalt, et ma võtangi lihtsalt seda kohta, et 2021 ma võtan seda välist ja siis varsti jõuame ka sinna sisemiseni, oligi see, mis on juhtunud, et ma olen, raamat on vahepeal tulnud, 2021 kohe ma sain oma 3. lapse, raamat oli 3. lapse kõrvalt, kui ta oli väike, enam ei ole Pesapuu perekeskust, ei ole neid füüsilisi ruume, mis tollel hetkel olid ja enam ei ole ka seda brändi, ja enam ei ole selles mõttes, et Mari-Liisi sellisel kujul seal taga ja ongi hunnik videosalvestusi, mida ma siin üks päev just sorteerisin tohutus hulgas, tohutus gigades terades, selles mõttes väärtust ikkagi lapsevanematele, mulle ise endale lapsevanemana väga palju teisi koolitajaid nii-öelda, teistel koolitajatel aidanud lendu tõusta, et seda enam sellisel kujul ei ole ja vahepeal võiks ju mõelda, et seal taga võiks olla lein, et seda enam ei ole ja neid ruume, aga selle taga on hoopis mingi järgmine level, mingi järgmine tase. Aga oli leina ka? Ikka oli, muidugi oli leina ka. Et kui korra, et võib-olla see Pesapuu lugu ära rääkida, siis on sellega rahu, temaga niikuinii on juba, mina olen temaga rahu teinud, aga tõesti see 2000
19 lõpus ma ju avasin ruumid, 20 000 sisse pannud, laenu võtnud ja tõesti hinge hoole armastusega seda teinud, ma arvan, et väga palju selle kõrval ka liiga oma perele teinud. Kindlasti ka paarisuhe sai seal ikkagi kõvasti kannatada, et see aeg ikkagi 10+ tundi päevas seda kõike teha, 3,5 kuud sai lahti olla ja siis tuli tegelikult ju COVID, kus ei olnud ühel hetkel mitte ühtegi koostööpartnerit, ühel hetkel täpselt 12. märts õhtuks ei olnud mul ühtegi koostööpartnerit, mitte ühtegi klienti, mitte kedagi. Ja siis sul on arved sellised 3-4 tuhat pluss, ilma et sa saaksid endale palka maksta. Selles mõttes, et ilma selleta lihtsalt rendiarved ja asjad ja sul on laen ja sa oled ju kellegi käest selle saanud ja ei ole pank ja lihtsalt, et ikka väga, valu oli väga palju, aga selline, ütleme, sealt läks käima see veebiäri, millel me hiljem nagu ikkagi peatume. Aga see lein oligi sellega, et tõesti tänu minu coachile, sealt see coaching teekond ka tuleb, aga tõesti tänu minu coachile Anne Laun, väga toetav coach, et aitäh Annelale, et kes tegelikult, kellega koos ta aitas, siis tema siis toetas mind tegelikult sellel mõistmisel ja arusaamisel, et see minu missioon, et ma tahan siis naisi toetada, ise naisena kasvada, olla siis eeskujuks, inspiratsiooniks ja samas siis sellega luua ka iseendale ja oma perele sissetulek, et siis tegelikult selleks ei pea olema see perekeskus. Need füüsilised ruumid on ju, mis tegelikult iga kuu seda valu põhjustavad. Et siis mingil hetkel käis see klõks ära ja järsku hakkas kõik nagu kuidagi hoopis teises suunas minema ja loomulikult ma ei ütle, et see, et kui need ruumid sai siis tõesti lõpuks ikkagi väga lühikese aja jooksul uued omanikud, see oli tõesti nagu mitte keegi ei taha neid, kui minnagi mõtteviisiga, et mitte keegi ei taha neid, mitte keegi ei osta, mingi sügav koroonaaeg, kes ikka neid ruume tahab, siis lausa mitu soovijat oli. Et mitte, et ka see protsess oleks kerge nagu olnud ja tegelikult ma mäletan seda hetke, kui ma seal siis istusin, seisin seal ja olin hullult uhke enda üle, et ma olin selle nagu loonud ja kuidagi lõpus enam isegi ei tulnud enam seda pisarat või kuidagi nagu lihtsalt see oli pigem vabanemine, et ma olin just tegelikult nii, kui ma sain need asjad üle antud, siis tegelikult tegi 1,5 nädala pärast, siis ma juba läksingi sünnitama 3. last, et see oligi pigem selline kergendus, sest ma võtsin endale eesmärgiks, et enne kui 3. laps sünnib, on need ruumid nagu läinud ja see oli ka selline, oligi nagu justkui nagu valu ühelt poolt ja teiselt poolt tohutu vabanemine, nii et vanadest asjadest lahti lasta, isegi kui see võib-olla number on seal miinuses, siis see tegelikult viib edasi. Ja sealt ma sain ka oma esimese sellise väga positiivse kogemusega coachinguga, et täna ma olen ise ka sertifitseeritud ICF-i lahenduskeskne coach, et toetan ise samal kujul naisi ka selliste, ma ei ütle, mida teha, aga inimesed ise oma sisemiselt jõuavad mingite otsusteni. Et see Pesapuu perekeskus tegelikult, selle lagunemine nagu viis sind sinna coachingu ja mentorluse teele rohkem? Ta oli järgmine samm, sellepärast, et kui ma tegelikult 2020 ja 2021, kui ma õppisin NLP siis, kes tahab, guugeldab neurolingvistiline programmeerimine, et kui ma õppisin seda, siis seal need teised osalejad, seal mõned rääkisid, et nad lähevad edasi coachingut õppima, siis ma hakkasin selle vastu vaikselt huvi tundma, aga aeg ei olnud veel küps. Vahepeal oli vaja 3. laps ilmale tuua ja temale pühenduda ja see ei olnud ka õige aeg, ma arvan. Kuidas on üldse, mis tunne on olla 3 lapse ema ja selle kõrvalt veel veebiäri nagu teha? Emadus on ikka selline võlu ja valu, nii nagu äri ja kõik on ju.
ma ei vahetaks mitte midagi selle vastu, selles mõttes, et mul võiks kõik olemata olla, aga need 3 last, hoolimata sellest, et seal on väga suuri väljakutseid ja ei, ma ei vahetaks küll mitte midagi selle emaduse kogemuse vastu. Nagu. Et ma mõtlengi, et selline 30-ndates oli minu selline, ma oma esimese lapse sain, kui ma olin 31 või 32, vist 31, ja noh, järjest niimoodi, et noh, ehk et minu 30-ndad ongi olnud just nende laste siis nii-öelda saamine ja kogu see möll on toimunud, noh, osadel toimub see 20-ndates ära, on ju, teistel 40-ndates, on ju, et kui ma võib-olla esimese, teise lapse vahel või tegelikult teise ja 3. lapse vahel võib-olla korraks seda mingit frustratsiooni nagu tundsin, pigem esimese, teise lapse vahel, et seda, et noh, siis mul oli nii tugevalt see võrdlemine sees, et kõik teised teevad ja mina ei saa ja et mul oli ikkagi see karjäär oli tollel hetkel palju olulise, noh nagu, et emad ju jäävad tegelikult sellest kõrvale. Selles mõttes, et kui sa otsustad saada 3 last, siis sa oled tööturult eemal oma 3 lapsega, noh ütleme, kui me arvestame lihtsalt ainult emapalka, sa oled ikkagi vähemalt 4,5 aastat, 5 aastat eemal. Ja väga paljud emad saavad olla ka, kui sul rahaliselt võimaldab, planeerid, saavad olla 6-7 aastat. No. Ja kujuta ette nüüd, sa oled 30-ndates tööturult eemal 7 aastat. Tegelikult on väga paljud naised väga keerulises seisus pärast seda, sellepärast, et sa oled justkui 20-ndate lõpus olnud, noh täpselt mul on üks nagu väga nagu hea sõbranna, et 20-ndate lõpus sa oled tulnud ära nagu juhtivalt töökohalt selleks, et nagu 2 last kasvatada ja ühel hetkel siis vaatad, et sind ei vajatagi tööturul, et tegelikult see on seesama ka see minu missioon, miks ma täna seda veebiäri naistele ja just ainult naistele täna ikkagi õpetan ja kutsun neid iseenda seest leidma neid üles neid, seda potentsiaali näitama neile ja enda seest leidma üles neid oskusi, teadmisi ja seda erilisust, millega pakkuda väärtust teistele ja millega ka siis väärtustada iseennast, endale raha teenida. Ja võt see on see väga sügav missioon seal taga tegelikult. Sest ma olen ise seda kõike kogenud ja mina lihtsalt valisin teha laste kõrvalt, aga ma arvan, et see ei ole alati õige valik. Või noh, see ei sobi kõigile. Jah, see ei sobi kõigile just, et ei ole õigeid ega valed valikuid, vaid on lihtsalt see, et see ei sobi kõigile ja ei peakski selles mõttes, et kui ma tahan valida, kui ma olen selline, ma tahan 7 aastat pühenduda, ma tahan pühenduda oma lastele. Aga samas ma tahan seda, et kui ma pärast, ma ei tea, 7 aasta pärast tööle lähen, et siis ma ei lähe 3 korda madalamale palgale ja olen seal samal noh, nagu ma olen nagu kasutu ja mulle vaadatakse otsa, et okei, mida ma kuulen, mis tööturul toimub. Kes siis ikka siis nendele haigete laste järgi vaatab ja see on tegelikult on see hullem, kui ma siin üldse sügavale siia lähen. Tegelikult on see tõsine teema ja tõsine asi ja see on see minu sügav missioon seal taga. Mul endal tekib siuke vastupanu, et miks ma pean sulle põhjendama, nagu, kes mu lastega tegeleb. Täpselt on ju, et mis mõttes on ju, et miks ma pean nagu põhjendama seda ja üldse nagu, et see on nagu, kui ma olen otsustanud siia tööle tulla, mul on kvalifikatsioon olemas, see ei ole sinu probleem, on ju. Ja noh, see näitab selgelt, noh, rääkimata palgalõhest ja nagu et see on lihtsalt, see on ebaõiglane minu arvates ja samas emad ja naised teevad maailma kõige olulisemat tööd. Mitte et isad ei teeks, aga lihtsalt see on lihtsalt, noh, midagi pole teha ühiskonnas veel ikkagi ja see on loomulik, on ju, et emad on rohkem nagu mõjutatud sellest. Kas sa täna leiad, et nagu kuidagi peab rohkem pingutama ärimaailmas, et inimesteni jõuda või tegelikult on siiski asju mudelis, strateegias, oskustes või kuidas AI-d nagu ära kasutada? AI ekspert mina kindlasti ei ole ja kindlasti ma võiks seda potentsiaali palju rohkem ära kasutada, nii et siinkohal ma arvan ilmselt on mul nagu väga-väga palju kohta, kus kasvada, et ma ikka vahest näen neid reklaame, et noh, et sa kindlasti kasutad ChatGPT nagu sinu 80-aastane vanaema või midagi sukast, et siis ilmselt et on küll igapäeva tööriist, aga kindlasti seal on seda
lihtsalt ka tuleb teha valikuid, et millele siis tähelepanu pöörata, aga nii ja naa. Selles mõttes, et ega siis igasuguses majandusolukorras tuleb ka strateegia, mis kehtib ühel aastal, ma ei tea, ühtede maksude ja samas mingites tingimustes mingil ajal. Seda tuleb muuta, sest kui mingid nagu otsused, mis mõjutavad väga palju seda strateegia elluviimist, siis lihtsalt tuleb muuta. Palju, mis ma olen nagu täna kuulnud inimestelt, on lihtsalt see, et peab oluliselt rohkem pingutama, et inimesed hakkaksid sind usaldama ja üldse, et nad tuleksid ja vaataksid, mis sa räägid. Kuid kui sa oleksid näiteks 4-5 aastat tagasi alustanud enda selle veebiäriga, et siis justkui nagu on lihtsam, aga ei oska nagu öelda, mina ei tea. Mina võin sulle enda kogemusest öelda, vaata, minul on nagu see... Mul on nagu natuke teine case. Mina alustasin oma veebiäriga siis tõesti see aastal 2020, kui mul märtsikuus ei olnud enam ühtegi klienti, siis täpselt 6 aega hiljem oli mul esimene webinar väljas. Webinare tuli nagu Vändrast saela. Aga ma kohe tulen su küsimuse tagasi. Üks hästi oluline asi on see, ehk et ma olin tollel hetkel küll üsna mitte teadlikult, aga ma olin aastast 2017 tegelenud oma hirmuga, esinemishirmuga. Ehk et ma ei olnud, ma olen ekstravert, see on ju näha, ma olen ekstravert ja mul ei ole kunagi olnud, et ma nüüd ei julge või midagi, on ju, et aga päriselt ikkagi rääkida inimestele, õpetada neid või rääkida, nii-öelda koolitada, seda ma ei julgenud ja ammugi veel inglise keeles ja kõik see, ehk et see oli see konks, ma olin tegelenud 3 aastat sellega ja siis tuli järsku see otsus, ehk et mul ei olnud probleemi, mul oli küll sellel hetkel veel hirmud appi, aga see oli nii hea võimalus, et okei, ja võib-olla see hirm oleks mind halvanud tollel hetkel, nii et selles mõttes, et tegelege alati avalik esinemine on alati, sinust ei pea saama suurtel lavadel superstaari esinejat, aga seesama, et sa julged tulla podcasti, rääkida, olla see, kes sa oled, on ju, et mitte siin esineda, õppida mingit pähe või tähendab rääkida mingit päheõpitud teksti, olla nii, nagu sa oled, on ju. Ja see on olnud minu jaoks oskus ja täna tundes väga hästi enda sihtklienti, siis 70% naistest ja ettevõtjatest on alguses see teema, mõnel vähem, mõnel rohkem, on ju. Ja nüüd see sinu küsimus oligi see, et kas lihtsam või nagu raskem, siis võib-olla mul ei olegi sulle otsest nagu vastust, aga minu lugu seal taga on see, et see aastal 2020 siis aprillis ma alustasin tõesti nende veebikoolitustega, mida ma olin unistanud juba väga-väga mitu aastat tegelikult, aga mul ei olnud julgust. Ja mõnikord on hea, kui elu lihtsalt raputab nii kõvasti, et see julgus peab tulema, et see raputab lihtsalt sind nii lahti ja ma arvan, et mingites kohtades ma lihtsalt nagu värisedes hambad ristis läbi selle hirmu läksin, ma arvan, et need esimesed webinarid olid küll sellised, ma tegin ka mitu tasuta webinari, et nagu harjutada rohkem ja ma mäletan, et ma panin puusse ma panin täiega pange mingite asjadega. Ja ma põdesin, aga mul ei olnud aega väga palju ka põdeda, sest arved muudkui tulid, see koroona nägi, et see läbi ei saa, see pull. Aga sul oligi vaata selline nagu surve oli taga või selline push, on ju, et COVID andis sulle süükse nagu litaka, vaata, et ta pani sul tegutsema nagu, et sa pidid tegutsema. Jaa, et ma ütlengi, et pikalt nii ei saa, sest ta on ikkagi stress ju, on ju, aga ma arvan, et see on minu veebiäri alus ikkagi, et ma täna üldse. Ja siis oligi see, et mina tegelikult alustasin vanemlusloengutega ja ma võin väga julgelt tunnistada tagantjärgi, et mul ei olnud see mitte mingit strateegiat, selles mõttes, et ma lihtsalt ma tegin täpselt nende teadmistega, mida ma oskasin. Webinarid ise olid väga head, me kutsusime eksperte, alguses ma ise ju üldse, ega mina ei hakanud vanemluse, mina tollel hetkel tundsin, mis vanemlusõpetaja mina siin olen, on ju. Ja ma ei tahtnud ka selleks saada selles mõttes, et mul ei ole ka kunagi olnud seda nagu soovi või ambitsiooni, mul on pigem olnud soov tuua inimesed kokku. Ja see müük ja turundus on minu see selline asi, mida ma kaifin seal taga.
ja mina tõin kokku, mina andsin inimestele võimaluse ja samas ma ka inspireerisin, sest äge oli vaadata, kuidas tulid jälle sarnased nagu asjad, on ju. Inimesed ärkasidki ülesse, vaatasid, et et need samad oma ala eksperdid, kes varem ütlesid, et veebis ei saa neid loenguid koolitada, siis järsku olid väga paljud nendest väljas ja mul oli selle üle väga hea meel. Võib-olla tollel hetkel ma tunnistan, et oli tõesti, täna ma ei ole ammu enam seal kohas, aga oli, et oi näe, vaata, ma ei tea, kopeerivad või teevad samu asju järgi. Vägev tegelikult, nagu vägev naised, tulge välja, samamoodi ka praegu tulge välja, lõpetage ära see mingi konkurents, ma tahan sellest ka täna kindlasti rääkida veel, tulge välja, tulge nähtavale, pakkuge maailmale väärtust, on ju, et saab, jah, see ei tähenda, et sa pead, et su äri peab 100% veebiäris olema, aga aidake inimesed ja saate lihtsalt nagu jõuda nagu rohkemate inimesteni, ehk et ma alustasin vanemlusloengutest ja aastal 2024 tegelikult, aasta alguses käis ära mul klikk, mul olid siis coachingu õpingud lõpetamisel ja mäletan 4 kuud ma rääkisin oma siis coachingu grupile, olge te tervitatud kõik, kellega me lõunal käisime, nimesid ei hakka ette lugema, aga olge tõesti te kõik tervitatud. Seal ühel hetkel vaatab mulle üks vägev siis minu kaasõpilane otsa, ütleb, et Mari-Liis, sa räägid meile juba 3. kuud seda lugu, kuidas sa 10 aasta pärast oled valmis selleks, et õpetada teisi, õpetada neil üles ehitama veebiäri, kuidas sa hoidsidki 10 aastat? Jaa, ma ütlesin, mul oli täiesti plaan, mul on isegi kuskil kirjas, mul on selline list nagu someday maybe, ma tahaksin nagu turunduses, müügis ja üldse kogu seda veebiäri õpetada, aga ehk et ma mäletan, et ma olin tollel hetkel siis ju 41 ja ma ütlesin, et kui ma 50 olen ehk et 10 aastat ja siis läks 2 kuuga 2 kuuga olid mul esimesed kliendid ja loomulikult see on õppimisprotsess olnud, aga mul olid kliendid, kes mind usaldasid. Ma ju teadsin, mida ma teen selles mõttes, et mul olid need oskused olemas, et jah, loomulikult mu äri on muutunud selle 1,5 aastaga täna nagu kardinaalselt. Minu õpetused, kõik on muutunud, ka minu kliendi profiil on väga palju muutunud, aga ma teadsin, mida ma teen ja inimesed usaldasid mind, eriti suur tänu tõesti nendele esimestele klientidele, kes mu mastermindi tulid ja see on nagu vägev, on ja mul oli selle võrra lihtsam, et mul olid ju tegelikult need nii-öelda pesapuu inimesed ju, kes siis olid emad ja naised, aga kellest siis nii-öelda on siis, kes siis on sealmaal, et mõned tahtsid minult vanemluse teemasid ja kui nad on minu maailmast lahkunud, see on väga okei, on ju. Aga väga palju nendest on olnud ka, kes ütlevad, et ma sind juba 7-8 aastat jälgin, on ju, et ehk et ei ole vahet ja on tulnud ka klientideks, on ju, et ehk et me ei tea iialgi, on ju, millise teemaga me puudutame mingeid inimesi. Laseme minna nendel, kes on olnud ja samas kutsume ellu neid, kes tahavad nüüd tulla kaasa, on ju. Et selle võrra on minul see, et 2000, et kui ma ka koolitajana võrdlen ja kui me võtame sinna ka numbrid taha, siis jah, ja ma võtan ka turul teiste koolitajate, nagu siis on tõesti 2023 võrreldes 2024 on sellel turul olnud ikkagi langus. Aga millisel turul meil ei ole seda langust nagu olnud, on ju. Jah, meil ei ole maksuturul langust olnud ja meil ei ole siis, on ju. Aga mina isiklikult ütlen, et mul ei ole olnud raske kliente saada. Nagu mul on olnud nagu selline struggle, et mingid projektid ei ole käima läinud. Aga küsimus ei ole olnud, et ma ei ole nagu, et inimesed ei oleks nagu tahtnud minuga kaasa tulla, vaid ongi see, et mul on endal olnud vaja timmida siis natukene paremini aru saada sellest sihtkliendist, tema valust, tema probleemist. Ma olen ise pidanud läbi selle, et võib-olla ei ole kohe tulnud, esimesel korral ei ole tulnud, teisel korral, aga 3. korral, sest ma ei ole alla andnud ja ma olen tööd teinud sellega, et okei, et ma tegelikult ju päriselt tahan inimesi aidata.
ma tahan aidata naistel luua endale kas siis põhisissetulek, lisasissetulek, ma tahan aidata luua neile selle vabaduse, kindlustunde. Sa võid käia edasi palgatööl ja teha väikses mahus kõrval veebiäri, see on täiesti võimalik, aga ma täiega kaifin neid inimesi, neid kliente, neid naisi, kes tulevad mulle mentorlusse ja ütlevad nii, palgatööst vabaks, täiega palgatööst vabaks, ma ütlen, okei, mis on su plaan, vaatame, jah, see ei käi üleöö, ma ei ütle, muidugi tule, et noh, me ei tee nagu ainult entuka pealt, on ju. Et noh, seal on ikkagi mingi konkreetne plaan taga, ehk et noh, ma ikka niimoodi ei ütle, et kuule, ja, paki kõik kokku, noh, mis see on, pere nälgas ja vaata ise, kus hakkame, et noh, küll tuleb, on ju, küll me loome, ei, me ikkagi teeme sinna ikkagi plaani taha samm-sammult ja väga palju sõltub ka sellest, kui palju on see naine ise seal valmis kasvama just selle, noh, sest tegelikult selle taga on hirm. Seal all sügaval on väga-väga sügav nagu hirm ja noh, loomulikult ka me peame olema praktiliselt täpselt, et noh, mul on ikka vaja teada, et need järgmise kuu arved on ikkagi makstud, on ju, eriti kui noh, enamus minu kliendid ongi ikkagi naised lastega, peredega, et noh, me ei saa päris niimoodi, on ju, et nagu päeva pealt, aga jaa, et see on see, mis nagu mind nagu kaifib, et see on võimalik. Aga kus sa leidsid enda sellise õige mudeli, kuidas sa inimesteni jõuad või seda inimesteni üldse viia, seda enda sõnumit ka? No ma arvan, et ma peaks väga, ma ei teagi, mis sõna see on, et kui ma nagu praegu väidan, et mul on olemas 100% nagu maailma kõige õigem mudel, kuidas jõuda, siis ma arvan, et ma arvan, et see ei ole tõsi. Et selles mõttes, et iga hetkel on selles keskkonnas ja minu selle Mari-Liisiga koos, seesama Mari-Liis, kes mina täna olen, on see mudel töötab ja loomulikult, kuna ma aitan ka klientidel nii-öelda neid mudeleid just nende ettevõtte jaoks välja töötada, siis noh, ma ei ütle, et sellist õiget mudelit on, kas üldse ongi olemas, on ju. Aga oskus ongi see, vaadata sealt seda laiemalt pilti, hoida ikkagi ka seda nii-öelda unistust, julgeda unistada, nii-öelda seda visiooni luua, aga samas sellest unistusest tulla ka ikkagi väga nagu praktiliselt, et numbrid taha ja päriselt ka sisu taha, on ju, et luua nagu väärtust. Jah, mulle meeldibki sinu puhul see, et see ei räägi mulli, mida väga palju ma ikkagi kuulen ja näen mujal, et nagu ongi see, mis ennem nagu tõid ka välja, et entuka pealt teeme midagi, aga sa tood nagu reaalselt maale ja nagu kinnitad need sambad nii-öelda. No jah, et mina kindlasti coachi ja mentorina kõigile kindlasti ei sobi. Ma arvan, et sellepärast, et nagu mulle ka, ma ise tean. Ja ma vaata vist ütlesin ka sulle, et nagu kui mingi 4 aastat tagasi sa oleks mulle selliselt peale lennanud, nagu sa praegu räägid ja oled selle energiaga, on ju, siis ma kindlasti oleks eemale hoidnud või mitte suhelnud või minema kõndinud, sest et aga see praegu ma täiega vajan seda energiat, mis sinus on nagu. Jaa, et ma isegi ma vahest ise kasutan, võib-olla see peale lendamine polegi nagu hea nagu, aga ma saan aru, jaa, et see, mida Eliska mõtleb, ongi see, et seesama energia, mis on, et täpselt nagu üks klient hiljuti just me siin filmisime tagasisidet ja siis ta just ütleski, et noh, et kui on vaja nagu kätt hoida, siis hoiame kätt, aga noh, me ei hoia mitu kuud kätt, on ju, ja kui on ka vaja, siis lihtsalt tuleb leida abi, nagu tuleb otsida abi, on ju, et see ei tähenda, et me nagu nii-öelda inimesed katki teeme, vaid noh, minu see põhisõnum ongi ju see, et selle 5-6 kohalise käibega veebiäri me loome selliselt, et seal sees on ka puhkus, ehk et see ilma iseenda ja pere heaolu ohverdamata. Täna just nii-öelda läks diil lukku, kõige esimene siis klient tuli praktiliselt 6-9 kuusesse, me seal veel jaotame, aga ehk et minu elu pikemasse mentorlusse. Ja seal
üks asi, mis me kokku leppisime, on see, et me kirjutame kogu tema ärisse sisse puhkuse. See on see, millest mina olen talle rääkinud. Ehk et kui sa teed oma lansseerimise ära, tood midagi turul ära, siis on puhkus. Me kirjutame puhkuse sisse sinna. Ta ütles, et mõtle, ma pole sellel kunagi nagu mõelnud. Et noh, ja see ongi see, et miks ei ole aastaid nagu puhanud. Ülioluline jälle, miks väga paljud ettevõtjad on läbi põlenud. Mina olin ka nende hulgas, ehk et ma ka ei puhanud ja tegin oma perele, lastele liiga ja aga on su enda sees olnud ka mõtet, et ma ei jaksa enam, lõpetame ära selle pulli, teeme midagi muud? Ikka tuleb selliseid, viimasel ajal ei ole olnud, selles mõttes, et eks see, aga seda tuleb aeg-ajalt ja mõnikord ongi see, et ongi pärast selliseid pikemaid lansseerimisi, et siin ongi tulemas mul jälle taas on ju minu see põhiprogramm Veebiäri kiirendi, see on 3 kuud, 10 nädalat kestab kursus ise. Selle eeltöö lansseerimine, järeltööd kestavad 6 kuud kestab ühe selle asja nagu lansseerimine, nagu kõik, see on väga pikk aeg, sa paned sinna väga palju energiat. Inimesed osalevad ainult 10 nädalat, on ju, aga tegelikult see, mis seal taga on. Jah, inimesed ei tea seda ja mina olen alati mingi kuule, võiks selle mingi kursuse teha, panen lihtsalt välja nagu. Ja siis Mari-Liis räägib. Ja siis ongi nagu mingi, et 6 kuud, et nagu ei tea vaata neid asju üldse, kuidas sa nagu klienti soojendad ja kõik need asjad vaata. Poole aasta pärast räägid teist juttu, sest Elis on mul programmi tulemas. Aga võib-olla, mis on sinu enda kõige suuremad takistused olnud läbi ettevõtluse? Ma ei tea, kas kriitikahirm, ma ei ole piisav. Sa enam rääkisid muidugi, et esinemishirm, aga kas on midagi veel olnud? Ja kuidas siis selle enda jaoks nagu ümber mõtestasid? Sul muidugi oli jälle see surve, on ju, selles mõttes, et sul ei olnud aega, aga mida sa ise veel oled nagu läbivalt nagu, kuidas sa oled kohtunud iseendaga? Võib-olla sellest nimekirjast see esinemishirm oli kõige nagu väiksem isegi, aga see on nüüd see koht, et see minu raamat, mis siis, mille ma siis kirjutasin, mida ma peas kirjutasin 4 aastat, on ju. Väljapääs minevikust. Anna oma elule uus tähendus, et ja ma võin öelda, et jah, ma kirjutasin seda raamatut oma peas 4 aastat. Siis ma võtsin endale aastaks ajaks mentori, keda ma ei saanud tollel hetkel rahaliselt lubada. Ma ei saanud endale seda mentorit sellel hetkel rahaliselt lubada, aga mitte kunagi pole küsimus rahas. Alati on küsimus selles, kui palju oled sa valmis tegelikult sellele vastu astuma. Nii rahaliselt. Ma olen seda nii palju kuulnud, et tõesti, tegelikult see on nii, aga ma ei ole ka läinud seda teed, mul on see olnud, et kui on raha, siis ma ei lähe vaata või siis ma ei saa vaata asja. Ma ei ütle, et see alati õige on, selles mõttes, et see on ka mulle, ma olen nii-öelda kohati sellega ka karuteene endale teinud, aga ma saan aru, et see on olnud ajutiselt, on ju, ehk et ma olen alati leidnud nagu lahendused, et lihtsalt seesama, et mis paneb sind ka sellel hetkel, see sobib mulle, see ei sobi kõigile, aga mis paneb sind sellel hetkel pingutama, ehk et küsimus ei ole ka selles rahvas, et küsimus on eesmärgis. Minul oli soov see lugu siia saada kaante vahele, sellepärast, et see lugu üks asi võib-olla sellest isiklikumast vaatenurgast, et see lihtsalt pidi, siin on kõik need hirmud sees. Ma olen need kõik, kuidas ma olen nendega sellel hetkel nagu toime tulnud, on ju, ja kuidas see on nii piiranud minu seda elu ettevõtlust, seda raha seal taga, kuidas see on mu suhteid piiranud, kuidas see on lõhkunud suhteid. Kõik need hirmud, valud, mingid nagu, millest täna on hoopis teine tase, on ju. Ja kui tulla korraks selle raamatu juurde, siis see on nii mõnus kaas. Minge raamatupoodi katsuge. Ma sain selle just nüüd, kui ma Eestisse jõudsin. Ma ei ole veel jõudnud teda küll läbi lugeda, aga kindlasti teen seda. Et ka selle raamatu tegelikult, mis ma enne ka tahtsin öelda, 4 aastat ma kirjutasin seda raamatut peas. Sellepärast sa ei olnud välja kirjutatud? Ei, see oli mul peas. Mul oli natukene midagi, tegelikult oli mul lõpuks mingi 200 lehekülge kirjutatud, millest ma ei saanud mitte midagi aru. Ma ei hekseldanud seda läbi, nagu see oli nagu päris õudne. Et kui sa hakkad ka raamatut kirjutama, siis võta endale kas või tunniks ajaks mentor, on ju. Mina muideks ka nagu vahest teen selliseid mentorlusi, on ju. Mentor, kes oskab siis nagu kirjutada süstemaatiliselt. Ja mentor, kes on kirjutanud ise raamatut.
selles mõttes, et mina räägin käsiraamatust, mina oskan käsiraamatut, on ju, nagu kirjutada, ma olen selle ise kõik teinud, on ju, et siis see, et aga oligi see, et ta oli 4 aastat mu peas ja mis oli minu suurim hirm selle raamatu avaldamise taga, see mõjutab väga palju teisi inimesi, see minu isiklik lugu, samas see mõjutas väga palju minu ikkagi mingeid lähedasi, on ju, ma räägin siin ju tegelikult lapsepõlvest, perevägivallast, on ju, aga see ei ole loo keskmes. Loo keskmes on hoopis see tegelikult, et kuidas need hirmud mind tagasi hoidsid, on ju, ja siis võtsin endale mentori ja kui ma olin 4 kuud selle mentoriga tööd teinud, tervitused Kai Ojale, et kui ma olin 4 kuud Kaiga tööd teinud, siis ma kirjutasin, mul oli kodus 8-kuune laps, keda ma öösiti 4-5 korda imetasin ja siis olid veel need 2 pisevad, ma ei tea, kui vanad nad olid, siis 4 ja 6 äkki vist. Ja ma kirjutasin 3 nädalaga augustikuus selle valmis. Niimoodi, et seal tuli lõpuks 300 lehekülge ehk, et ja see raamat oli teraapia selles mõttes, et miks ta oli nagu raske võib-olla kirjutada, kui see järgmine raamat, mida ma praegu kirjutamas olen, oligi siis see, et oli hetki, mis on mul senimaani meeles. Ma arvan, et see oli rohkem kui nagu kõige parem teraapia võib-olla oleks rohkem seda tuge tahtnud sealt juurde, aga tõesti ma mäletan, kuidas ühel öösel ma olin just siis oma pisema lapse juurest nagu tulnud, et ta oli just süüa tahtnud ja ta oli uuesti magama jäänud ja kell oli circa 3 ja ma kirjutasin oma seda mõtet edasi ja ma lihtsalt hakkasin nutma, ma lihtsalt lahistasin nagu nutta seal arvuti laua taga. Augustis hakkas varsti juba nagu valgeks ka minema ja ma lihtsalt lahistasin nutta. Ja kui kerge mul pärast oli. Ja seda juhtus mõnel korral. Ma ei jaganud seda selles mõttes mitte kellelegi, sest ma olin lihtsalt selles protsessis nii sees. Ja ma olin endale nagu seadnud nii-öelda ka tähtaja, aga see oli nagu päris võimas protsess, on ju. Mu järgmine raamat tuleb hoopis teisel teemal, teistsugune, aga see oli nii vajalik läbi elada see. Ja see ongi see, et täna, kui sa seda lugu loed, ütleme, see on kirja pandud ju, minu käsikiri on tehtud aastal 2022 august, ilmus ta 2023 aprill, et sealt läks tükk aega veel tegelikult ju aega, kus siis sisutoimetajad ja kogu see, kuna ma ise ka kirjastasin, siis see kõik võttis aega, aga lugu sai lukku 31. detsember 2022, kus mul sisutoimetaja ütles, et rohkem me sisu ei muuda. Ja juba jaanuaris, kui ma ikkagi seda veel mitu korda uuesti läbi lugesin, oli sisu minu jaoks nagu, et oota, aga ma olen juba nagu edasi kasvanud, nii et selles mõttes, et ega sa tead, et see on siin 2022 aasta Mari-Liis, aga see lugu puudutab sind igal juhul. Ehk et see ongi nagu see, et see on see koht, kus me oleme olnud, on ju, ja me inimesena iga päev kasvame. Nii et väga palju leidub veel inimesi, keda see lugu puudutab ja on täiesti okei, et mina olen kasvanud iseenda raamatust, iseenda sellest loost välja, uud lugu loomas. See on täiesti okei. Ega see ei tähenda, et see raamat sellepärast halb on ju nüüd uuesti, et ei ole. Aga need ongi need lood, ma olen ülimalt tänulik endale, et kuigi see on nagu raske lugu, ma olen tegelikult tänulik, et ma selle loo kirja panin. Ja ma kuidagi tunnen, et see veebiäri, millega sa täna nagu tegeled, siis kuidagi see ongi nagu aidanud sind sellest minevikust nagu välja tuua ja nüüd seda enda essentsi, mis sinus on, tõeliselt välja tuua seda potentsiaali. Et sa nüüd astud tõesti nagu enda potentsiaalis. Kas sa tead, miks või? Tähendab, üks oluline põhjus, mis seal taga on see, mäletad seda lauset, ma ütlesin, et 10 aasta pärast ma hakkan tegema seda. See on minu unistus on kogu aeg. Aga ma ei julgenud mitte kunagi mõelda. Ma tean, mul on see someday maybe fail arvutis. See on aastal 2018 on mul sinna kirja pandud. Et miks mitte mul ei võiks olla oma mingi, ma ei mäleta, kuidas see sõnaliselt oli, aga miks mitte mingi, ma ei tea, turundus või nagu mingi selline nagu ettevõte. Ma mis asja, mina annan nalja teete või? Ja see on selle pärast, see on üks nendest põhjustest on kindlasti see,
et see, mida ma tegin kogu selle pesapuu ajal ja need vanemlusloengud, see oli sellel hetkel, mul olid endal lapsed väikesed ja ma olin kogu selles emaduse mullis, ma olen jätkuvalt ema, aga ma ei ole enam seal, on ju, mul ei, täna ei ole, ma olen nii palju beebikoolides käinud ja ise seda beebikooli pidanud, et ma arvan, et ma ei taha ühtegi beebikooli näha, on ju, aga see on nii oluline, et kui mul oleks see väike laps, siis ma jälle tahaks, on ju, et see on see, et ma päriselt teen seda, mida ma liigun, ma täidan enda unistust, ma elan enda unistuste elu selles mõttes. See on see koht. Sellepärast. Ja sellepärast ma ütlen, et see ei ole mulle raske. Et see ei tähenda, nagu sa ütlesid, et kas on kliente siis raske leida. Et ma ei saa öelda, et uksest ja aknast, et oi, kõik on nii lihtne, chill, prill. Ma ei väida seda. Aga ma ei tunne selle taga raskust. Enda sees ma tunnen kergust. See ei tähenda, et ma ei peaks müüki tegema, see ei tähenda, et ma ei peaks, ma ei tea, tasulisi reklaame tegema või ei, see ei tähenda seda. Ikka ma teen seda loomulikult, mul on ikkagi see nähtavus ja see usalduse kasvatamine, aga see ei ole mulle raske. Ja kõik naised, kui te teete asja, mis päriselt täidab, siis see ei olegi raske. Mis ei tähenda, et raskusi seal vahepeal teekonnal ei ole, on ju. Kindlasti on, jah. Aga just seda nagu sees märgata seda, et nii suur vahe on. Mul mees ka ütleb, et just pärast seda, kui ma need coachingu õpingud lõpetasin ja võtsin endale esimesed need coachingu kliendid, ma ütlen, mind ka ju coachiti seal ette taha ära, on ju. See oli, selle 4 kuuga oli see muutus lihtsalt, see oli fenomenaalne selles mõttes, et ma nagu ja ma ise siit mõtlen ka ja siis ma vahest lähen mingite inimeste seltskonda, mõtlen, issand, kui kitsalt ja piiratult ma mõtlen, on ju, et appi terve maailma, täpselt ka seal olime nüüd 6 aega perega suvel reisil, on ju, 6 aega Hispaanias ja lihtsalt täiesti vaba nagu graafika, on ju, selles mõttes, et natuke tegime tööd väga-väga vähe, tõesti väga minimaalselt, seal on ju palav, seal ei viitsinudki teha, on ju, aga ja vaatad nagu seal, et mitte, et ma tahaks seal nagu turismipiirkonnas kuskil nagu elada, aga lihtsalt sa vaatad, et maailm on valla. Sa näed nagu, et kui piiratult, on ju, et kui piiratult vahest ma nagu tunnen ise ka, et ma olen seal oma kodukontoris teen oma neid asju seal naudid, siis vaatad korra saad nagu mägedes loodus, minu suur kirg ju nüüd, matkamine, loodus on kogu aeg olnud, minust sai nüüd see aasta ju matkaja. Wow, okay. Ja see suurelt mõtlemine, eriti kui sa nagu ära käid, see nagu jääb sind kriipima, isegi kui sa tuled Eestisse selles mõttes ja jõuad siia tagasi ja siis oled oma mullis, siis nagu ikka on see, et sa tead, mis on võimalik nagu. Ja Eestis saab mine Rabasse. Minu lemmikud on männimetsad ja mine Rabasse ja korra sinna loodusesse, vaikusesse ja vaata, kuulata. See on lihtsalt nii nagu võimas. Mina mingitel hetkel, ma lihtsalt tunnen ennast nii nagu pisikesena kogu selle looduse kõrval, et selleks ei peagi isegi mitte Hispaaniasse minema, vaid lihtsalt korraks sealt igapäeva rutiinist ja sealt liiklusest ja kõigest lihtsalt korra välja. Ja siis vaata, mis tegelikult võimalik on ja siis vaata, mis sa enda seest leiad, et kas on ainult see või on ka midagi muud, on ju. Alati on midagi muud. Alati on midagi veel. Aga kui nüüd rääkida veel sellest raamatust, siis kes võiks seda raamatut lugeda? Vaata, mis ma olen kirjutanud siia. Ja su küsimus oli tegelikult hirmud ja siis me jõudsime raamatuni, mul tuli nüüd meelde. Ma räägin korra selle, kummale küsimusele ma nüüd vastan praegu. Ma võtan selle hirmude osas, see on nii oluline osa. Et tegelikult siin raamatul läbivalt ma räägin ka oma hirmudest ja ma arvan, et läbi nii ettevõtluses kui ka eraelus on tõesti hirmudest, mis on olnud minul on, ma ei tea, kas see on hirm või aga võrdlemine. Ma räägin siin ka ja annan tegelikult väga praktilisi harjutusi, nagu väga praktilised harjutused, et mis oli minu äri kasvu väga suureks takistuseks ja minu enda kasvu suureks takistuseks oli see, et ma võrdlesin.
ma võrdlesin ennast ükskõik, mida ma ka ei teinud. Mul oli see, võrdlemise taga on alati see hirm olla ebapiisav, on ju, et selle ma nagu klikkisin enda jaoks mingite aastate jooksul ära. Aga see sama võrdlemine ja ka mis toimub see äris, see selline võrdlemine, konkurents, teate, see on asi nagu, see on see sama teooria, ütleb, et 5% vaata, mida konkurendid teevad ja 95% tegele oma asjaga. Ja kui me oleme siin Eesti turul, see on natuke alustav sõna, aga me oleme siin väikses selles konnatiigis, on ju. Aga ma ütlen seda ära, et mida rohkem sa teed vägevat asja, seda rohkem tuleb väljaspoolt ka kriitikuid. Ehk et sa pead arvestama sellega. Ja see ongi nüüd see koht, et ainult iseendaga töötades ja päriselt iseenda sisemusega, see ei ole mingi väljaspoolt midagi, vaid see on sinu sees midagi, see on sinu enesekindlus, see on sinu selline, ongi see sama väärtus, ise nagu enese väärtustamine, et ainult sellega töötades saad sa tuled sa sellega toime, sest vastasel juhul on see, sa teed mingi asja, keegi ütleb, et issand, kui nõme, mis juttu sa ajad, kirjutab või ütleb sulle või paneb avalikult mingi kommentaari, sest kõik on ju lubatud täna, või siis mingi konkurent süüdistab sind, siis sa võiksid kinni jääda sellesse. Minul on selline case olnud. See oli siis pesapuu aegadel, kus ma nagu täiesti, ma saingi nii-öelda eitava vastuse, see polegi see lugu, selles mõttes polegi oluline, aga lihtsalt see sama koht, kus ma tundsin, et mind justkui nagu hüljati, jäeti nagu sellest turust välja ja ma lihtsalt põdesin seda reaalselt nagu mingi 3 kuud ja ma ei naljata nagu. Miks nagu, ja ma olin mingite inimeste peale vihane ja nii nagu ongi see, et nagu mingi nemad ei teinud mitte midagi nagu. See oli minu sees ja ma nagu ma ei tea, tegin ise, ma nagu ei süüdistanud kedagi nimepidi, aga lihtsalt olin ohvri rollis ja tegin sellise postituse, mis oli ohvri rollist läbi nagu imbunud ja siis inimesed kommenteerisid ja toetasid mind ja siis ma sain sellele ohvri rollile veel rohkem, ikkagi minus oli see, on ju, et ma sain toetada seda ohvri rolli, ma ei taha enam seda, on ju, ma ei taha, ma ei ehita selliselt oma äri üles, ehk et ja nii lahe oli see, et 3 pool aastat hiljem selle sama inimesega, kelle peale ma justkui nagu pahane olin, ma ei tunne teda, ma ei rääkinud temaga mitte ühtegi sõna, aga ma olin ta peale väga nagu vihane. Ja 3 pool aastat hiljem elu viis meid kokku ja sa tead küll, kui sa kuuled, siis sa tead seda, kes sa oled. Ja elu viis meid kokku ja me olime nii-öelda heas mõttes sunnitud olema ühes ruumis, väga väikeses ruumis ja nii äge inimene nii äge inimene nagu nii äge inimene ja nüüd just ongi, me rääkisime, et lähme teineteisele külla ja nagu täiega äge, ehk et nagu mis lugu, ja oligi see, et ma olin, selles mõttes ma julgesin olla ka haavatav, ma julgesin endale tunnistada, et kuule, meil oli alguses nagu selline natuke imelik nagu tunne, me alguses esimesed korrad, nagu kuna me pidime koos käima nagu pikemat aega. ja siis, elu ikka paneb nagu nimel. Ja siis oligi see, et esimesed paar korda oli nagu natuke imelik ja siis ühel hetkel tundsin mina seda usaldust, vaata seal tekkiski see, et me saime aru, et tegelikult me oleme jumala normaalsed inimesed, on ju. Ja tekkis minul usaldus ja temal tekkis usaldus ja kuidas siis me rääkisime ka teistele selle loo seal ära ja siis me kõik naersime ja siis mina julgesin olla haavatav ja öelda, et teate, ma tollel hetkel, see 3,5 aastat tagasi, ma käitusin niimoodi ja olin ohvri rollis ja ma ei ole selle üle uhke, aga ma julgen tunnistada seda täna. Ma ei ole kindlasti kogu aeg nagu eksin, on ju. Aga nii oluline olla see haavatav ja saadagi aru, et mis konkurent on ju, jah, me tegime samas valdkonnas nagu asju, on ju, ja täna ma saan täielikult aru, et tal oli õiguski öelda sellele nii-öelda sellele 3. osapoole koostööle, ei, tal oli selleks õigus tollel hetkel, ma ütlesin, mis mõttes, mis mina siin mõttes on ju. Ja tänu sellele, et ma tollel hetkel sain ei,
sellest tekkisid need 4 inspiratsioonipäeva, mis tegelikult ma arvan, et olid minu veebiäri eduloo algus. Nii et ka seda ohvri rolli tollel hetkel oli mul vaja äkki, on ja? Ma praegu polegi niimoodi mõelnud. No selles mõttes imetlusväärne, et sa oled sellest ohvri rollist nagu välja astunud või nagu sa märkad seda, kui see tuleb. Aga ikka koputab. Muidugi. Aga mitte sellisel määr. 3 nädalat raisata või 3 kuud raisata oma elust selle peale. Milleks? No mul endalgi on olnud seda, kus ma vaatan inimest kui siukse nagu mitte hea pilguga, on ju, et on siuke nagu hinnang seal peal ja siis järgmisel hetkel te saate ka kuskil nagu kokku või mingi ühises seltskonnas või mingis ühises ruumis või siis üldse kutsuta mingi paari aasta pärast podcasti, on ju, ja siis vaatad, et vau, päris tore, äge inimene, vaata, või et nagu lahedat asja teeb, et kui palju meil tuleb seda nagu hukka mõistu teistele seetõttu, et me võib-olla tahame kuidagi kaitsta või enda nagu meil on mingi valu sees just, et tegelikult seda nagu ka märgata ja tegelikult see on ka üks koht, mis ettevõtlust ka mõjutab. Absoluutselt, mind ju mõjutaski, et seal oligi selles mõttes tollel hetkel see ohvri roll mind isegi tähendab, ta toetas mind selles mõttes, et ma valisin sealt välja tulla ja ma tollel hetkel ma tunnistan, et ma natuke võib-olla läbi selle näitamise ja selle, et ma näitan teile, et ma saan ise hakkama, aga oligi see, et ma tegelikult saingi ka ilma, on ju, et ma tegin tegelikult 1,5 nädal, mis on täna nagu totaalne, ärge tehke sükst asja järgi nagu päriselt ka. Ma olin ise rase veel, 2 väikest lastet tegelikult 1,5-2 nädalaga ma sain kokku Eesti väga-väga tuntud inimesed, kellega me siis tegime stuudios salvestused, see on nagu meeletu nagu, on ju, ja see müüs pärast väga nagu edukalt, aga mul ei olnud tollel hetkel esimesel korral, mul ei olnud aega mingit plaani teha, on ju, lihtsalt oli see usaldus. Ja sealt tulid need riburada pidi teised nagu järgi. Aga ka siin raamatus, ma ei leidnud praegu seda kohta üles, aga mul oli, ma ei mäleta, mis see lause oli, aga muuda kadedus inspiratsiooniks oli see minu lause, mida mina võtsin ja seesama kadedus, mida ma ütlen ausalt, ma täna ei tunne, ma teen lihtsalt nii ägedat asja, mul on nii ägedad kliendid ja ma aitan oma kliente nii palju järgmisele tasemele. Ma ei tunne, et mul oleks nagu turul selles mõttes, nagu keegi oleks minu konkurent või ma oleks kellegi konkurent. Loomulikult, kui me teeme konkurentsi analüüsi, me paneme mingid numbrid sinna kirja, et mingi enam-vähem ülevaade, aga ma olen nii eriline, ma olen nii teistsugune ja sina ja iga see teine nii-öelda konkurent või iga inimene, kes teeb seda sama nagu sarnast asja, on nii eriline ja pigem ma vaatangi, et kuidas ma tahaks nende ägedate, mina just olen endale, nagu mina nagu jälgin pigem nagu rohkem naisi ja kuidas ma imetlen seda, kuidas naised, Eesti naised teevad nagu nende perede, laste kõrvalt neid ärisid. Ja mina samamoodi, sest et ma ei ole ema ja mul isegi praegu on nagu keeruline aega ja kõige sellega majandada, et nagu, et mis siis veel, kui on nagu lapsed, on ju. Ma vaatan praegu oota, kellele raamat oli, teeme selle ka veel ära ja siis on raamatuga kõik tõmbame sellele joone alla, on ju. Kellele raamat ongi mõeldud, et üks asi, see nagu osa, et kui sul nagu sellest lapsepõlvest ikkagi, et me oleme sellistes nagu ajastust, kus me ei ole saanud tõenäoliselt, enamus meist ei ole saanud piisavalt võib-olla seda armastust ja mitte, et meie vanemad ei oleks meid armastanud, vaid just seda tähelepanu ja need kasvatused on hoopis teised, on ju, nagu olnud, et siin ikkagi see valu, et kuidas kui lapsena sa ei kuule iga päev, et ma armastan sind, et vanemad ütlevad sulle seda, et võib-olla ka selline väike asi jätab nagu selle jälje, on ju. Jah, puudutan ka, räägin selles mõttes ka perevägivallast, räägin ka leinast, kuidas leina protsessist ikkagi, kuidas see tegelikult saadab meid tõenäoliselt elu nagu lõpuni, on ju, kui kellegi väga-väga lähedase, on ju, et see, ja kuidas see võib elu nii pea peale pöörata ja samas, kuidas see valu võib panna sind jälle, võib jälle tuua sind nagu mingile järgmisele tasemele ja tuua sind välja mingitest asjadest. Minu arust nagu lein ülioluline, et need nagu aspektid seal nagu läbi kogeda. See ei tähenda alati kellegi lahkumist, aga see tähendab kas või seda, et
et nagu see isa ei saanud seda armastust sulle anda või et sa nagu leinad selle läbi või et nagu, ma ei tea, see ema ei toonud sulle seda, mida sa vajasid. Et sa nagu koged selle sisemiselt läbi ja siis saab nagu sellest väikese lapse kohast nagu pürgida ka juba sisemine tugevus ja sealt juba naiseks nagu sirguda. Jaa, täpselt, et see lein ei pea olema alati see nagu lähedase kaastus on ju, noh, kui lein on nagu elunuga osa, aga noh, ka Pesapuu perekeskuse nii-öelda kõik see oli ju lein on ju ja me elus ka ongi, kes otsustab alustada ettevõtlusega, võib-olla ka see palgatööst tuleb see lein on, kes nii-öelda palgatööst ära tulemine, võib-olla lein on ju, võib-olla on hurraa on ju. No ja kõik see vana mina nagu transformatsioon uueks, see on ka toob leina, mul just hiljuti mingi taipasin, et kurat, peangi sellest kõigest lahti laskma ja siis tulevadki nagu pisarad, sa nutad nagu või nagu, et mingi kurbus, sisemine kurbus, et okei, mul ei jää muud valik, ma pean sellest lahti laskma. Ma toon siia ühe näite selle kurbusest ja nutmisest on see, et mina olen ka see, kes aeg-ajalt vajab seda, et ma lihtsalt vahest vaatan mingeid nagu filme ja siis ma hakkan lihtsalt nutma ja mulle nagu meeldib see, ma saan nagu pisarad ju vabastavad, tühjendavad on ju. Ja siis hiljuti vaatasin ühte komöödiasarja ja siis seal oligi just selline osa, et kuidas mees näeb nagu, et naisel oli oma see aeg on ju ja siis mees näeb aknast, kuidas naine istub diivani peal ja nutab ja siis mehel on hull, mis meestel on ju, meeste naiste erinevad. Mehel on see metad kui lahendusi, vaata, nemad on need kütid ja maailma parandajad ja see oli nii koomiline, kuidas seal ma tundsin ennast sellest naisest nii ära on ju. Ja siis see mees küsib selle naise käest, et oota, et kas sul on midagi pahasti, kallis? Ei, kõik väga hästi. ja selle mehel oli nii raske, et oota, mis mõttes? Panen endale kalendrisse nagu nutuaja nagu. ja see oli muidugi selles komöödia võtmes, aga ma tundsin ära, et see on nii eluline, et jah, ma ei pane küll seda kalendrisse, aga mul on õnneks see, et mul on see nagu vabadus täna enda elus, et ma saan planeerida endale ikkagi seda aega, et kui mul on lapsed koolis, pere on ära, et nii, nüüd ma vaatan 3 tundi, pool päeva, vaatan ma mingit filmi, ma tean, et see on jube kurb film, aga ma saan puhtaks selle ja minul on kindlasti see, mida ma jätkuvalt on ju oma seda ema nagu leina, kuigi see on 16 aastat möödas, siis ma tunnen, et ma tahan vahepeal temale mõelda ja lihtsalt nutta ja sellest kurb, ja see on mulle nii vajalik ja ma saan jälle edasi minna ja olla tänulik, et ta on üldse, et ma olen teda tundnudki, on ju, kas või see 25 aastat, mis meil oli ja kõik see. Ja see on jälle palju kergem kui see, et ma hoiaks seda kogu aeg enda sees ja siis järsku ühel hetkel plahvataks. Nii et kalendrisse peale selle, et ettevõtjad panevad selle puhkeaja, kes tunneb ära, pane ka nutuaeg. Päriselt. Minu jaoks töötab, mis iganes sinu jaoks töötab. Täpselt, mis iganes töötab. Ja mõnele meeldibki käia enda kindla nagu terapeudiga lihtsalt nagu vahepeal nagu vestlemas ja rääkimas on ju, et see on kõik vahendid on ju. Mulle meeldib tantsida on ju. Jah, täpselt. Kõik siuke. Kui sa oled nende naisi aidanud, siis mida sa oled kuulnud sealt? Mida naine tahab ja vajab üldse ettevõtluses? Kui me räägime algusest, me räägime alustajatest, siis väga paljudel ongi see tohutu hirm ja kindlasti ka perfektsionism. Need on 2 sellist asja, mis on nagu käsikäes. Hirm ongi nii natukene selle mineviku kui ka selle tuleviku ja neid hirme on hästi palju, tähendab erinevaid, neid hirme ongi kindlasti on see avaliku esinemise hirm, hirm on see, et mida teised arvavad, see on hästi tugevalt meil nagu lapsepõlves ja eriti kusjuures üks nendest hirmudest, mida teised arvavad, ei ole isegi niivõrd palju see hirm, mida võõrad inimesed arvavad, vaid mida arvab minu lähikond ja väga paljud ei julge näiteks, mul on olnud mentorluses väga mitu inimest, kes ei ole julgenud öelda, et nad on esiteks minu mentorluses ja teiseks nad ei ole julgenud öelda seda, et nad niimoodi on siin vaikselt hakanud oma nagu ettevõtlusega tegelema, et siis ongi hea tulla, võttagi endale coach mentor on ju, kellega sinna sügavale sisse vaadata, et mis selle hirmu taga on, sest vaadake, seal on nagu vundament peab olema, et me ei saa hakata, ma võin rääkida sulle 5 veebiäri strateegiast, kuidas tulla nagu, kuidas müüki teha, kuidas turundada, aga kui sul see vundament seal, kui sul on nii hirmus, et sa nagu värised, mis võib ka olla, mis on okei, on ju, aga kui see halvab sind niimoodi,
sa ei suuda head sisu toota, sa ei suuda väärtust luua, sa ei saa. Ehk et mõnikord on okei tulla mulle ka mentorlusse niimoodi, et me võib-olla esimese 5 korraga me tegelemegi üldse selle baasiga. Me tegeleme nende hirmudega seal ja vaatame, et mis seal taga tegelikult on ja me hakkamegi sammult teed võib-olla esimese postituse või julged oma abikaasale rääkida, et kuule, sest mis on see, mis me lähedaste puhul nagu mis see hirm seal on, kardetaksegi seda reaktsiooni ja ma olengi ka öelnud või mis sa nüüd, kus see raha tuleb, sest inimesed peegeldavad ju nende endi hirme sulle. Ja siis väga tihti arusaadav, kui sul ei ole ümber ettevõtlikke naisi, kui sul ei ole võib-olla seda energiat, mis meil siin on, seda ettevõtlikkuse energiat pole ümber, siis ongi, ainus lahendus ongi võib-olla see kindel nagu palgatöö, mis ei ole halb, aga milles ongi see, et kui sa tunned, et sa tahad midagi veel, et midagi veel on seal alati olemas, et siis kardetaksegi, mida lähedased arvavad ja peegeldatakse seda. Ja öeldaksegi, et näed, rääkisin sõbrannale, et näed, et ma nüüd hakkan siin vanemluskoolitajaks või siis õele või ja siis sealt tuleb vastu see, et kuidas sa siis nüüd selle probleemi praegu siin lahendaksid, vaata, ta sul nutab seal, kuidas sa siis nüüd lahendaksid, siis ma mõnikord olengi öelnud, ja ka see teine inimene ei ole halb selles mõttes, tal on lihtsalt mure, et ta ei ole ka halb, meie vanemad ja kõik need, lihtsalt nendel on nagu, nad on nagu teises kohas, neil on mingi teine nagu kogemus, ja siis ma olengi vahepeal niimoodi öelnud, et aga ära räägigi alguses, tule, lihtsalt hakkame pihta esiteks sellest, et sa pead tegelema kõigepealt sellega, mis sul seal sees on. Vaatame sinna alla ja väga tihti me leiame sealt sügavalt selle, ma ei ole terapeut ja ma ütlen ka, et me ei paku siin teraapiat, aga väga tihti me jõuame sinna sügavale alla, et kuule, et tegelikult ongi see teema olnud sealt kuskilt lapsepõlvest ja siis me saame tegeleda sellega, me ei hakka küll seal nagu lapsepõlvega tegelema, aga me saamegi tegeleda sellega, et okei, aga mis tegelikult, kui nagu realistlik on, et see üldse nagu see selline stsenaarium nagu näiteks tõeks läheb, et väga paljud kujutavadki ette, et nüüd nagu, kui ma siin teengi nagu laste kõrvalt, siis ja ma ei lähe tagasi palgatööle, siis väga palju see ettekujutus ongi, et appi, et esiteks, kus see nagu raha tuleb, kas see idee läheb tööle. Ja see on arusaadav, see nagu ongi nagu hirmutav, aga väga tihti, kui sa jäädki sinna üksinda, siis ma tean seda Lonely Roadi, jah. Ega seal lõpuks... Siis ma saan üksi, ma tean ju kõike, sest teadmised, oskused on meil kõigil olemas. Ja siis nagu ongi see, et lõpuks saadki nagu stuck seal üksi, vaata, et nagu... Üksi on, vaata, kui on see tõus, väga chill, tuleb, läheb, kursused müüvad, inimesed tulevad, aga... Nagu peale teha kõikidel, nagu sellele on alati mingi selline langus ka. Sa jääd kuidagi enda nagu nendesse mõttemustritesse nagu kinni või tajudesse, et ettevõtlikud inimesed su ümber nagu muudavad neid tajusid natukene, krutivad, nagu mudivad, aitavad sul leida midagi uut, muud, midagi sükest. Et ma arvan, et see on hästi vajalik ja et enda ümber nagu, et kui eriti alustada äri, et siis hoida neid inimesi enda ümber. Ja... Ma korra veel lisan siia, et vaata, sa ütlesid ka alguses, et see enesearengusse see summa on täna üle 75 nagu 1000 on ta on nagu 10 aasta jooksul nagu laste kõrvalt ja kohati ka sellega, et nii-öelda et ma ei ole nagu, et ma olengi valinud selle nagu mingi suurema 4-5 kohalise kursuse selle asemel, et võib-olla endale palka maksta, see, kui ei ole nagu otseselt seda vajadust olnud, ehk et ma olen kasutanud ettevõtluses neid nagu hüvesid ära, mida ma ettevõtluses saan luua, ja mis selle taga ongi olnud see, et kus ma olen need inimesed leidnud, mu käest küsitakse. Väga tihti me ei käi kursustel sellepärast, eriti täna AI ajastul, enamus nendest, kes mulle jõuavad, on ka mingi ütleme, suur protsent nendest, kes minuni jõuavad, ei ole küsimus teadmistes, oskustes. Küsimus ongi nagu selles, et me päriselt tegutseme ja võib-olla ka selles fookuses on küll väga palju küsimus, sest kõik me tahame kõike, mul on väga palju kliente, kellel on 4-5 erinevat asja, fookus läheb nagu ära,
mitut asja korraga, aga realistlikult otsa vaadata, nii puhkus on ju, nutuaeg on ju. No ja siis... mulle ka kõik ju on öelnud, et Elis, sa teed nii palju, vaata. See on nii äge, sest on palju, vaata, minul oli ka kunagi, su kodulehel on nii palju teenuseid ja sa pakud nii palju ägedaid asju. Ma ei suutnud ära hallata seda kõike. No ja siis oligi, tegelikult strugelisin nagu igas mõttes, rahaliselt, ajaliselt ja nii edasi, et nagu ma tegin küll, aga ma nagu tegin nii, et nagu tingata vaata sain, et tegelikult see ei olnud nagu väga mõnus, aga noh, inimesed lihtsalt ei tea vaata, mis tagataustal nagu toimub, ma muidugi ei räägi kogu aeg ka kõigest, aga nagu... No ei peagi kogu aeg, et mõnikord on vaja ise ka seda nagu protsessida, on ju, kindlasti ma olen praegu mingis kohas, kus ma aasta pärast vaatan, et okei, tegelikult võib-olla oligi seal mingi nagu koht, mingi struggle on ju. Ja ettevõtluse puhul muidu on eriti oluline otsuste tegemine ja mõnikord on vaja seda teha nagu kiiresti, mõnikord saab natukene mõelda, et see on minu jaoks üks keerulisemaid kohti, sest et ma tõesti kaalun palju igat asja, otsust läbi, mõnikord veel, kui on vastutusrikkam mingi otsus vaja, siis ma lükkan seda veits nagu edasi, et nagu tunnetada, vaadata, tajuda ja siis see mõnikord on ka veninud niimoodi, et tegelikult on vaja juba praegu ära teha see otsus, on ju. Et mis sa nagu soovitaksid, sest sina oled küll palju otsuseid pidanud tegema? Väga lihtne vastus sellele on see, sa võtad, kui sul on vaja teha mingi otsus, siis sa otsustad ära, millal sa selle otsuse teed. On sinu kõige esimene samm. Okay. Sellepärast, et kui sa hakkad niimoodi, et ma ei suuda otsustada ja sa läheb, on ju, vaid sa võtad praegu näiteks 2 nädala jooksul on vaja see otsus ära teha ja tähendab 2 nädala pärast peab olema see otsus tehtud, on ju, ja nüüd sa vaatad, okei, mul on 2 nädalat aega ja sa päriselt paned kalendrisse nii nagu selle, mis iganes, selle nutuaja siin aga mis iganes muud asjad sa paned kalendrisse, sa paned selle, et nii okei, nädala pärast ma panen kalendrisse see tund 2, ükskõik kui palju sa vajad, et ma tegelen selle otsuse tegemisega. Ja see vabastab sul selle energia. Sul on nädal aega rahu, sest sa tead, et sa tegeled sellega järgmisel nädalal. Kui palju aega ja energiat me raiskame selle peale, et me lükkame edasi seda, on ju, me nagu lükkame ja venitame ja tegelikult me kogu aeg tegeleme sellega. Meie aju, sest sinu alateadlik meel, sinu alateadus vajab seda rahu, et ta ei oleks selles võitle-põgene, ta on tegelikult võitle-põgene režiimis, kui sul otsus ei ole tehtud. Jaa, on küll nii. Noh, ta on võitle-põgene režiimis ja mis juhtub? Kui sa oled võitle-põgene režiimis, siis juhtubki see, et sa oled kogu aeg palvel, oota, see otsus, appi, on ju? Noh, mis siis on? Kuhu läheb su energia? Aeg ja mõtle, kui palju energiat ja aega, kui palju sa saaksid fokusseeritult tegeleda sellega, mis päriselt loob väärtust inimestele, mis loob sulle raha ja seda vabadust ja noh, mis iganes su soovid on. Nõus, ja, okei. No väga hea teada, siis rakendame seda siis. Paneme selle raamatu vahel. Ebameeldivaks kiskus juba. Ei, lihtsalt see, et muidu ta on kogu aeg siin, vaata, noh, et nagu kogu aeg siin, et praegu on, sellega oli finito. Võib-olla viimased küsimused vaatame. Mis võib olla edasi nüüd? Mõtlen, et mis plaanid sul nagu üldse siin nagu, ma ei tea, 3 või 5 aasta plaanid on sul natuke tehtud midagi, kuhu edasi, mis sul tulemas nüüd varsti on näiteks? Ja? Visioon on täitsa loodud. Ka sina olid minuga mõned päevad tagasi, lõid oma, mitte siis ainult visiooni, vaid tegelikult tegidki oma veebiäri plaani, kus me jõudsime visioonist väga praktilise tulemuseni tegelikult ja millega saame nüüd järgnevatel kuudel töötada. Visioon on loodud, kõiki detaile ma siin ei soovi jagada, aga ma olen võtnud selles mõttes hästi nagu rahulikult, et üks asi on see, et ma olen jätnud siia nagu ruumi, et nii põnev, vaatame, mis saab, aga teisalt ma olen loonud kindlasti ka endale rahalised
eesmärgid ja ka ajaliselt selles mõttes, et ikkagi rohkem ongi, et mitte me ei tööta selleks, et elada, vaid seesama, et nautida elu rohkem, samas pakkuda, aidata veel rohkem naisi, ehk et nii-öelda veebiäris nimetatakse seda veebiäri skaleerimiseks, on ju, ehk et jõuda ikkagi ühel hetkel ka sinna, kus mul on seda võimalik iseenda brändi skaleerida nagu rohkemaks, ma ei taha ise sealt hetkel ära nagu kaduda, aga skaleerida ja miks mitte täna, ma arvan, et minu suurim väljakutse ja hirm on, muideks ettevõtluses ettevõtlusteekonnad hirmud ei kao ära, sul tuleb lihtsalt next level, ongi see välisturg, on ju, ma võiks nagu võelda välisturg ja kindlasti ma tean praegu väga paljud Eestist lähevad välisturule ja ma ütlesin, et nii äge, minge, siis ma saan tulla hiljem teie kursusele ja õppida seda, sest ma ei pea kõiki ise vaata leiutama. Ma tahangi võtta ühel hetkel endale mentori, et kes õpetab mind välisturule minema, et why not, ja just Eesti kontekstis, nii et kui sa täna ka oled, kui sa mõne aasta pärast oled siis naisettevõtja, see on minu jaoks oluline, ma soovin just nagu naiste käest hetkel, ma tunnen täielikult, ma alustasin nagu meeste käest õppimist, aga täna ma soovin nagu naiste käest õppida ja kui sa oled siis mõne aasta pärast sealmaal, et sa oled ise loonud 6-kohalise käibega veebiäri ja skaleerinud seda välismaale, siis ma tulen sulle mentorlusse, mis iganes raha eest, et nagu päriselt, ja see paneb ka mõtlema seda, et tegelikult absoluutselt nii-öelda, kui nagu mõelda strateegiliselt, siis ma peaksin mõtlema täna selle peale, aja panema selleks, et millal ma mõtlen selle peale, et ka seda, et inglise keel, ma olen õppinud, aga mul on väga nagu struggle sellega, et ma ei ole absoluutselt valmis sinna konkureerima kõikide nende teistega, kes on nii-öelda native English, ma ei ole seal level. Sa kujuta ette, kui palju on mitte native. Ja ma tean, ma olen väga palju nende käest õppinud. Ja kui palju on seda aktsenti neil nagu ja ongi, oi, ma olen nii. Ja mõndadel on nagu äärmiselt häiriv aktsent, nii et ei ole kõige hullem position. No võt ongi see, et täna ongi, kui ma tahan 35 aasta pärast on ju välisturule minna, siis täna on minu ülesanne tegeleda aga enda sinna väga vähesesse aega, mis mul üldse nagu on ju, planeerimata ikkagi tekitada sinna see, et tegelikult keeleliselt sellega tegeleda ja teisalt ka siis võib-olla sealt kõrvalt on ju vaadata, et okei, mul oli üks asi oligi see keeleliselt on ju ja ma ei mäleta midagi, aga ju see ei pidanud tulema. Ja üks asi ongi see, et ma olen, nii-öelda üks on ikkagi see strateegilisem pool, see visioon ja teine pool ongi see, et go with the flow on ju, et ma olen lihtsalt, kui ma näen, et ma olen seal 1,5 aastaga ise lihtsalt nii nagu kasvanud ja miks mulle praegu meeldivad üks-ühele mentorlused, miks ma täiega fännan neid praegu, kuigi need on kõige ajamahukamad, on ju. Ja ma lihtsalt nii fännan seda energiat. Üks asi on see grupi energia, mis tuleb, on ka väga vägev, on ju, aga teine ongi just see üks-ühele, kuidas sa näed, kuidas ühe naise kasv toimub ja kuidas ühe naise äris ja numbrites see kasv toimub, see on lihtsalt nii megane. See on nii äge ja see on see, mis mind täiega nagu täidab. Ja sul ongi tulemas veebiäri tegelikult, veebiäri kursus, kus Mari-Liis teeb ka kuulajatele väikse sooduka, sooduskoodiga ausad naised, ja me paneme need lingid pärast ka descriptionisse, aga sa võid natukene rääkida, mida see veebiäri kursus endast kujutab? Ja mul on siis hetkel, ma ei hakka kõike ette lugema, kuidas minuga tööd saab teha, aga seda saab ka kodulehelt vaadata, aga 2 põhiasja on siis ongi siis minu põhiprogramm veebiäri kiirendi. Hetkel on tulemas 3.0 on ju, järgmine aasta 4.0 on ju, vaatame siis, mis edasi on ju, et mis sellest veel välja kasvab, aga praegu kellele siis see kursus ongi, ja teine on siis mentorlusprogrammid ja aastal 2026 veebruaris ka tegelikult mastermind naistele, et kes tahab, saab alati minuga nagu ühendust sellel teemal võtta.
aga veebiärikiirendi ongi mõeldud just naistele, sorry, mehed programmi üldiselt ei saa. Üks-ühele mentorlusse saab, aga see energia on seal, et nii on. ja just naistele, seal on nagu tegelikult selline kaks nii-öelda persoonat või kaks inimest, kui sa tunned ennast ära ühes või teises kirjelduses, siis tule täiega. Ongi siis see, et kui sa oled juba ettevõtja, tegelikult sina oled see ehe näide, sa oled juba ettevõtja, sul on omad ideed, sul on kursused olnud, sul on osad kursused, mis on läinud edukalt, osad, mis ei ole läinud nii edukalt, sul on ja samas sul on see väga suur power, soov, unistus iseenda need teadmised, oskused panna üks asi nagu raha teenida, iseendale heaolu ja teine ka seda väärtust ja seda, mida sa teed, see on ju mega väärtuslik naistele. Kõik see tantsuline coaching ja kõik see enese keha eest hoolitsemine et see kõik, see on ju nii võimas, see on ka tegelikult üks äri nagu alus, et me võiks täiesti vabalt sinna programmi sisse panna, on ju sinu ma leian küll, et kehaga kontakt toob väga palju paremaid ideid, ärilisi suundi, sa tead, kuhu liikuda, sa saad oma naiseliku intuitsiooniga kontakti rohkem ja sealt tulevad need kasvud. No võt, ehk et siis täpselt see sinu moodi ettevõtja, kellel veel ei ole seda ringi, et iga kuu on ikkagi see mingil määral stabiilsus, kuigi koolitusäris niivõrd palju seda ei olegi, aga ikkagi, et sa tunned, et kursused peaksid jõudma rohkemate inimesteni, need peaksid minema veel nagu kvaliteetsemaks ja tõesti, et sinu see väärtus rohkemate inimesteni jõudma, need on kõik need ettevõtjad on veebiärikiirendisse oodatud, et ükskõik isegi, kas sa oled seal alguses või nagu mingis keskmes, et praegu ongi ikkagi ettevõtjad 5-6 kohalise käibega veebiäri on sinu eesmärk. Ja siis tegelikult kiirendi on nii mõnusasti üles ehitatud, et ka selles mõttes need alustajad, kellel on olemas mingi selline idee, et ta on juba mõelnud, eriti need, kes on, ma küsingi sult küsimuse, mitu aastat sa oled oma idee peale mõelnud? Mitu aastat on möödas sellest, kui sa räägid endale seda lugu, et peaks olema ettevõte. Mul võttis 5 aastat aega. Ma sain Töötukassast toetused. Mul oli kirjutatud äriplaan, väga puhas äriplaan. Väga ilusti kõik kulud, kasumid. Töötukassa andis mulle aastal 2012 ka selle peale nagu toetust raha. Ja ma läksin ikkagi palgatööle. Ja alles 5 aastat hiljem, kui ma esimese lapse sain ja beebikooli sattusin, siis sealt see tuligi. Et see lugu hakkas üldse nagu sealt pihta, aga mul läks 5 aastat aega. Aga mida ma õigesti tegin, nagu selles mõttes, et mitte, et see oleks valesti tegemine, aga lihtsalt see julgus tuli ka sealt, et ma tegelikult 5 aastat seesama JCI, kus me siis järelikult kohtusime, see asi, mida ma kohe tegin, isegi kui ma läksin palgatööle, ma kohe otsisin, ma teadsin, et ma ei julge veel ettevõtlusega alustada, aga ma läksin siis sellisesse organisatsiooni, ehk et ma ümbritsesin ennast ettevõtjatega ja ettevõtlike inimestega. Et tollel hetkel ma ei tulnud selle peale, et tegelikult ma oleks võinud võtta mingi mentori, ma oleks juba, ma ei tea, 5 aastat kiiremini kõike seda alustanud, aga see on nii oluline, ehk et minegi kas või mingile kursusele, isegi kui sa täpselt tule ka sinna kiirendisse, isegi kui sul on see idee nii alguses ja sa ei ole kindel, et minule tuli eelmisse kiirendisse tuli mul inimene, kes ütles, et ei, mingit veebikoolitusäri ma küll tegema ei hakka, aga kui me rääkisimegi üks-ühele kõnes, ja täna täiega lendab nagu niimoodi sotsiaalmeedias minust 2 korda aktiivsem. Mõtlesin, et hullu paned, mis toimub, ja ütles, et jaa, täiega leian kliente ja nagu täiega, et aga ta ei koolita, ta pakub nagu selles mõttes üks-ühele teenust, ja ta pakub üldse kodulehtede tegemise teenust, et see ei tähendagi, et sa pead koolitaja olema, aga lihtsalt tule ka, kui sul on väike idee kübekene. Esiteks sa leiad sealt inimesi, meil on ju programmis ikkagi mitukümmend inimest, teised naised, energia, sa saadki kas või motivatsiooni, peale selle, et programm on nagu tasemel, mudel. Nüüd on just e-raamat on ka loodud selle põhjal, sa saad ka e-raamatu sinna kaasa, 2026 saad päris raamatu kaasa, aga lihtsalt kõik see kokku, et programm ei ole ainult need teadmised ja oskused, mis ma sealt saan, vaid see ongi see äri alus, et oma selle väikese ideega
sa ei tea iial, kuhu sa välja jõuad ja ma ütlen sulle ausalt, meie naised seal poole peal muutsid oma ideid, tulid ühe mingi ideega, vaatasid, mis asja, teised peegeldavad sulle grupi coaching utes seal, ma võiks sellist asja, sest inimesed näevad sinus ka väga tihti seda, mida sina ise ei pruugi näha. Me tegimegi seal sellise võimestamisringi, kus ütlesime, et teised naised ütlevad sulle, milles nad näevad sinu tugevusi, isegi kui nad sind väga vähe tunnevad, me pole seal isegi võib-olla kohtunud silmast silma. See on nii võimas. See on hästi laadiv kindlasti. Jaa, nii et selles mõttes, et ongi, et oled sa alustav, sa võid ka palgatöö kõrvalt tulla, mis on nagu eriti nagu vägev, et sa saad seal mingi sellise kübekese ja et ära mõtle lihtsalt sellele, et mis teadmised, oskused, neid ma annan sulle niikuinii, neid ma annan sulle kuhjaga, et sa jõuad veel aasta aega neid seedida. Neid ma annan sulle kõvasti, ma annan sulle süsteemi, aga lihtsalt ka kõik see muu sinna juurde, see toetus, mis sul on minu toetus, kogu see grupi toetus, see on nii võimas. Ja ma ei mäleta, kas ma enne ütlesin, vaata, ma lähen nii põlema, sest see on nii äge, sest ma nägin neid tulemusi ja ma näen ise. Ja oligi see, miks ma ütlesin, et vaata, 75 000 eurot, ma arvan, et ma tollel hetkel seda lauset ei öelnud, oligi see, natuke võib-olla, nagu tundus see, et käib ainult koolitamas, aga tegelikult, muidugi praktikasse tuleb ka panna, ja nagu näha, ma olen täna seda teinud, aga ma sain nendelt koolitustelt inimesi, ma sain julgustust, inspiratsiooni, kus ma ühel hetkel 2018-2019, kus ma olin täiesti lõu, ma olin just saanud teise lapse, ma olin läinud oma tollasest äripartnerist lahku ja kuidas ma lihtsalt nagu läksin seal, Erik Edmiits ütles, et nii, 10 inimest, kes tahavad pärast järgmist pausi lavale minna, sa ei tea, mida sa tegema pead. Ja kuna ta seal koolituse alguses ütles, et nii, nüüd see 2 või 3 päeva, mis me seal koos olime, et käitu nii, nagu sa tavaliselt ei käitu. Ja mida arvad, kes sinna lavale läks? Ja ma pidin, ja kujutada ette, ma sain minu jaoks tollel hetkel maailma tipptasemel ikkagi mentor, 300 inimest. Ma arvan, et oli 200-300 inimest ja siuke suur saal oli hotellis. Mina oma inglise keelega oma siis seda äripitchi tegemas. Teate, ma oleks võinud maa alla vajuda. Issand, kui piinlik on ju kõik ja mul on üles filmitud. Issand, ma pean selle üles otsima. 10 minutit, kuidas Erik siis minu seda ideed ühtepidi purustab ja teistpidi täiega täiendab ju, kuidas mina siis seal oma mingis väga vigases inglise keeles, et ei suuda eesti keeles, sa ei oska neid sõnu kokku panna, kuidas mina oma selles inglise keeles seal siis niimoodi ja vägev nagu, ja mul ei olnud piinlik ja kui keegi sealt, esiteks ma ei usu, see on nii toetav, vaata, see ongi see, et sellistele koolitustele satuvad inimesed, kes ei tee sind maha, vaid nad tõstavad sind, ehk et sa ei saa sealt, sest nad teavad, nad on sama asja läbi elanud, et kes vähemal, rohkemal määral, ehk et see on juba see, et sa astudki üle nagu oma nagu hirmude ja mul ei olnud seal üldse mugav olla ja aga samas ma ei tundnud ka piinlikkust, ma olin väga uhke enda üle ja mis sellest, et ma jumala puusse panin sellega, täiega panin puusse, et ma ei osanud oma sihtrühma mingi aga see sõltubki, kus kohas sa ise oled, vaata. Seesama sa ütlesid ka alguses, et võib-olla, et vaata, et 4 aastat tagasi sa ei oleks minu seda stiili võib-olla saanudki endale selles mõttes lubada. Ma ei oleks seda vastu võtnud selliselt. Sest sa olid ise sellises kohas ja ma tunnen ära kohe enda menteedega, et kui seal on see, et kui sa ei ole valmis võtma seda vastutust, siis ma võin sulle mida iganes sinna pähe nagu panna, et ei, näed, veebiäri kiirendist jõudsime sinna. Nii et olge lainen, siis me paneme need info pärast maandumislehel on kõik info olemas 2 korda. Praegu ei saa sa iseõppeprogramm tuleb 2026, aga alati eelista, nagu ma soovitan sulle eelistada ikkagi seda koos nagu mentoriga, et see on lihtsalt veel vägevam ja palju nagu võimsam, nii et tule kaasa. Nii, viimane küsimus sulle, Mari-Liis. Kes on sinu jaoks aus naine? Aus naine. Nii huvitav, mõtlesin kohe praegu, et mis ma tookord vastasin. Sa kindlasti küsisid mu käest. Mul vist seda ei olnud. Seda ei olnud, okei. Aus naine.
aus naine on kõigepealt see aus naine, kes on aus iseenda vastu. Aga kuidas olla iseenda vastu aus? Ma arvan, et aus naine on ka see, et no, ma ei teagi, kas me lõpuni kõik nagu olemegi ausad, kindlasti me ei ole lõpuni ka, mina küll ei ole lõpuni ka mingitel hetkedel aus iseenda vastu näiteks, noh. Aga anname oma parima. Just, et noh, et kui ongi mingi, ma tean, et mul on praegu mingid struggle'id, noh, ikka see sama toitumise teema, ma tean, et mul on tegelikult une teemaga nagu struggle, mul on mingid teemad on paari suhtes, millega tuleb kalendrisse aeg panna, et sellega tegeleda, on ju, et seda veel, et nii-öelda, noh, mina olen see, kes võib sinna ettevõtlusesse nii ära kaduda, et mina olen just see, kes vajab seda nagu, kuna ma nii fännan seda, mida ma teen, ma fännan nende kliente, siis see on ka üks suur ohukoht sellistel inimestel, et kes nii fännavad oma tööd, on see hästi suur ohukoht, et tuleb planeerida ja ma olen enda ettevõttes läbi nagu põlenud, et sellepärast ma täiega nagu planeeringi, et vähemalt 2-3 kuud me oma nagu pereajast aastas me puhkame, on ju, et me, või siis me teeme minimaalselt tööd, et meil on nagu see, vot mida veebiäri võimaldab sulle tegelikult, on ju, et see on nagu mulle see sobib, on ju, ja aus tulebki olla selle vastu, et mida nende vastu, et hetkel on nende valdkondadega nii, on ju, aga ma valin ka pühenduda, et ma sellega tegelen, on ju, et noh, lõpuni, me tegelikult elu lõpuni ju neid mustreid ja kõike, noh, aus ka selle vastu, kui sa eksid ja tegelikult mul ei ole sul konkreetset vastust, kes on see aus naine, aga ma eelkõige ütlengi seda, et see eelkõige iseenda vastu ja võib-olla ka märgata neid kohti, kus sa ei ole aus iseenda vastu, võib-olla niipidi seda parem sõnastada. Et kus sa ei ole ja sellega ka rahu teha ja samas mingil hetkel sinna ka sügavamalt otsa vaadata, et kas noh, ka äriliselt on ju see entuka pealt tegemine, on ju, inspiratsioon on väga vägev, ma näen, kuidas inimesed, muidugi tulge tasuta koolitustele, mul tuleb ka varsti tegelikult nagu webinarile veel eelneb ju tasud, no et jälgige minu kanaleid, mul tuleb väga palju neid tasuta asju ja tasuta asjadel ma näengi, on väga äge käia. Aga lihtsalt ainult 1% paneb sealt midagi praktikasse. Ehk et miks ongi see, et miks on vaja aus olla ka selle vastu, et kas ainult tasuta asjadelt, veebikatelt käimine toob sulle selle tulemuse, ehk et olla ka aus oma äris selle vastu. Ei too, sest et kui palju ma osalesin Mindvalley nendel tasuta. Mul on lihtsalt Mindvalley nendel ja tegelikult tulemust ikkagi tulnud, ehk siis nagu ja enda pühendumine, enda nagu see ressurss ka sinna panna ja siis hakkab tulema nagu vastu ka, vaata, et see on siuke nagu annad, tuleb vastu. Ehk et ja ka rahaliselt üha rohkem ma jõuan sinna, et ma arvan, et kui ma 3. korda sulle tulen, et siis saab võib-olla ka rohkem selle... Teeb juba inglise keeles. Sai välja, oh my god, kui hea praegu Elis, see oli nagu ütle kõva häälega oma need hirmud välja, vaata, oma eesmärgid, hirmud, ütle välja, see on jumala suur hirm mul praegu, kui sa ütled mulle ja sa lihtsalt ütlesid selle praegu välja ja mis sa arvad, et ma ütlen sulle ei või? Täiega, nii et vaatame, mis aastakümnel see juhtub, aga täiega äge, vot sellepärast mulle meeldib koostöö sinuga, sellepärast ongi see meie, kuigi me ei ole vahepeal ju ka väga palju näinud, aga me oleme kogu aeg mingis kontaktis olnud, et mul on alati olnud Elisega selline eriline suhe, et ma mäletan ka, et kui me alguses kohtusime, siis olin mina täpselt samas ohvrirollis, mis Elis on ju, siis me olime kaks ohvrirollis ja kuhu me oleme täna jõudnud. Nii et ma loodan, kuule, et teile ka see äge saade meeldis, nagu nii palju toredaid mõtteid. Ja ma tuletan meelde veel, et meil on see tasuta kogukond ausadnaised.ee, et võite sinna liituda. Liituge täiega, Elise energia ja saate aru, see on baas, sinu keha, see on kõik baas, ma võin ettevõtjana strateegiaid sulle õpetada, aga kui sa ei ole enda kehaga kontaktis, siis on kööga, no selles mõttes, et siis ma saadan su Elise juurde. Palun mine vaata, mis seal tasuta kogukonnas on ja siis
räägi Elisega ja vaata, kuidas ta saab sind toetada edasi, ma täiega soovitan, Elis on lihtsalt nii pehme ja mõnus ja samas utsitab ka, kui vaja, nii et aitäh. ära jää ootama. Ja kindlasti meil on 18. september vestlusõhtu tulemas, nii et seal võid ka minna ja kohata, nii et saad rohkem infot vaadata Facebooki lehelt. Aga praeguseks soovin sulle mõnusat õhtut, hommikut ja päeva ja aitäh sulle, Mari-Liis, et sa tulid. Aitäh kuulamast. Ja pane ikkagi subscription button ka, nii et hoiaksid silma meie järgnevatel saadetel, nii et tšauki sulle. Aitäh. Tšau. Number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll. I got tons of soul. I'm a true collectible.